We've discovered a secret that will not just open your eyes, it will revolutionize how you think about your health. You have two options. Stop this video now and continue believing what you think is true. Or keep watching and discover a life-changing secret to better health. Your body is a masterpiece made up of trillions of cells. Each one works like a major production facility, absorbing nutrients from food, converting them into energy, and carrying out specialized functions in your body. All of this happens without you having to think about it. In a perfect world, the cells get the nutrients they need from what you eat and drink. However, science has revealed a group of essential nutrients that 97% of the world population is unknowingly short of. A problem lurking within the body, affecting various aspects of your well-being. This is not a minor deficit, it is dramatic. Because they regulate the flexibility of your cell membranes, how well your cells absorb nutrients and remove waste. They're vital for your cognitive functions. Your cardiovascular system relies on them. Your heart needs them every single day. And they even support your immune system to do what it does best. Keep you healthy and energized throughout the day. But one question remains. How can you find out if you're getting enough of these essential nutrients that hold a key to unlock your body's potential? With just a small drop of blood, you can get the knowledge and power you need to set everything right. Testing your levels will uncover your personal needs. Restoring them will revolutionize human health forever. When life-changing innovations are revealed, they give birth to multi-billion-dollar industries. Ideally, you want to enter a large existing market with sustainable growth and technology that sets you apart as 10 times better than the current market leaders. That is what we have. Thanks to our groundbreaking Scandinavian health tech solution. Today, more than 3 billion people care enough about their health to either take supplements or follow specialized diets. Our test will open their eyes. Are you in the safe zone or among the 97% who are not getting enough of these essential nutrients? Having your own health plan is pure logic. Getting proof that it's working should be too. We predict that more than 1/3 of this already interested group will put their supplements to the test during the next decades. That's 1 billion people, giving you the unique opportunity to leverage this megatrend in the making. What if you could play a pivotal part? What if you created a fulfilled career in this megatrend? What if participating in this test-based revolution enabled you to live life on your own terms? Picture a life where your heart beats stronger, your mind is sharper, and your days are filled with boundless energy. This is the success story waiting for those who embrace the power of personalized nutrition. Remove the guesswork. Don't let this opportunity pass you by. Join us. Share this secret. Act on this life-changing innovation. My name is Hilda. I'm the co-founder of Sensino, and I can't wait to meet you. See teekond on olnud põnev ja äsja me siis tegelikult naasime, kus oli üle 600 suurepärase liidri üle maailmas kokku tulnud tähistamaks siis eelmise aasta tegusid ja võite ja nii edasi. Ja enne kui ma lähen tänase teema juurde, et rääkida Sensino suurepärastest toodetest ja äridest, mul on teile üks küsimus, kes täna kuulavad seda siis kas siin otse praegu laivis vaadates või siis te kuulate hiljem salvestust. Et küsige endalt, et milline ideaalis võiks olla teie kas siis töö, mis te täna teete või teie äri, et millised on need nii-öelda siis ideaalvariandi, kuidas see äri võiks välja näha või teie tööpäev võiks välja näha, et mis seal need punktid võiksid olla.
Mõelge korraks sellele üks 10-15 sekundit. Mis on teie siuksed top 3 või top 5 ootust ideaalselt ärilt, ideaalselt töökohalt, ideaalselt päevalt? Ja miks ma seda küsin, on see, et eelmisel nädalal, kui meil oli siin Gilgi Ranchos oli siuke väike brainstorming, siis ma küsisin inimestelt seda ja meid oli umbes siin siuke 15-20 inimest ja ma toon välja need 13 punkti, mida siis inimesed nii-öelda esile tõid ja vaadake, kas mõni nendest kattub ka teie siis nii-öelda kirja panduga. Esimene oli see, et kui sa midagi teed, sul võiks olla hea meeskond. Oled sa siis töökeskkonnas, oled sa ärikeskkonnas, teed sa Zinzinot, hea meeskond on esimene asi. Teine on see, et su aeg võiks olla selles mõttes nagu paindlik, et sa ei ole nagu raamidesse löödud, et sa pead 8-5 olema nui 4, et su ajaline planeerimine oleks mõnes mõttes ka sinu enda teha. Kolmandaks toodi välja seda, et sissetulek peab olema motiveeriv. Et kui palju me teame inimesi täna, kes teevad meeletult tööd, aga tegelikult tulevad rahaliselt ots otsaga kokku. Neljas asi toodi välja, et see peaks sulle ka meeldima. Et ei ole see, et sa mõtled, nüüd on jälle esmaspäev ja 5 päeva kannatust. Siis asukoha vaba toodi välja, et ükskõik kus sa oled, et sa saaksid seda teha asukoha vabalt ehk piltlikult öeldes, kui su töö või äri on seotud sellega, et piisab sellest, kui sul on arvuti ja internet, sa saad oma businessit või tööd siis teha ka Eestist eemal olles või kontorist eemal olles. 6. toodi välja hobi, mis on võib-olla küllaltki sama, mis on ka 4. ehk siis meeldiks, suht sama võiks öelda. 7. toodi välja, et see peaks meid kasvatama inimesena ka nagu edasi, ehk eneseareng võiks olla selle nagu üks osa, sest kui me ise inimestena edasi ei kasva, ega meie tööd või businessid ja me ise ka edasi ei kasva. 8. toodi välja, et see peaks looma väärtust. Et see, mis sa teed, et see läheks nagu inimestel korda, et see ei ole lihtsalt see, et sul on jälle üks raisatud päev või üks raisatud nädal, kuu, aasta või teinekord 10 aastat, me teeme lihtsalt midagi sellepärast, et meil oleks leib laual. 9. toodi välja finantsvabadus. Päris huvitav. See oli 9. alles. 10. toodi välja reisimine. Et küll oleks äge, kui see töö või äri oleks selline, mis võimaldaks sul ka reisida. Siis 11. oli, et peaks olema mingi süsteem, sest tegelikult, et ehitada üles ükskõik millist äri, on see Zinzino, on see talli äri, on see kinnisvara äri, on see mingi muu äri, tegelikult sul peab olema toimiv süsteem, siis sa suudad selle niimoodi üles ehitada, et see business ühel hetkel saaks eksisteerida ka siis, kui sina aktiivselt enam mingil põhjusel seda ei tee, et ta ei kukuks kokku ehk süsteem. Ja 12. toodi välja mentorlus ehk võiks olla keegi, kelle käest sa alati saad küsida nõu, kui sul tekib mingi küsimus, kuidas mingit olukorda lahendada, kuidas edasi kasvada ja nii edasi. Ma vabandasin enne, ma ütlesin 13, aga ma vaatan, et nimekirjas 12. oli vahele, ehk siis tegelikult need 12 punkti toodi välja. Ma tunnen täna ise seda, et tegelikult kui me räägime Zinzinost, siis enamus need punktid on võimalik siin täielikult ära katta ja ma hakkan otsast minema, siis te saate ise vaadata, et kas te näete, et need asjad on siin kaetud. Ja ma loodan, et kes täna on nagu seda kuulamas, siis et kõige olulisem on elus olla avatud, et kui me ei ole avatud ja me oleme kinni oma mingites ühtedes standardites või stampides, siis elus on väga raske tuua muutus sisse, et kui me ise oleme valmis muutuma, me oleme ise valmis midagi juurde õppima, siis on võimalik tegelikult ka kasvada ja läbi selle siis ka oma elukvaliteeti sõna otses mõttes parandada. Kui me vaatame nüüd Zinzinot, mis asi see on ja kuidas mina seda näen ja kuidas ettevõte seda näeb, siis minu silmis on Zinzino siuke testi- ja teaduspõhine ettevõte, kelle põhiambitsiooniks on aidata inimestel muuta teadlikumaks taas nende toitumine, teha paremaid valikuid, sest kui me suures pildis vaatame, siis maailmas inimestel terviseprobleemid ainult süvenevad, kuigi meie meditsiinitehnoloogia on võimsam kui kunagi varem, siis miks see on nii, et probleemid süvenevad? Ja tegelikult täpselt sama küsimuse ees olime meie olnud 10 aastat enne seda, kui me Zinzinoga tutvusime, sest mu naisel oli olnud üle 10 aasta päikseallergiad, kroonilised põiepõletikud, laps oli meil sisuliselt sünnist saadik olnud astmaatik, allergik, istus keskkõrvapõletikega haiglas ja arstide loogiline seletus meie terviseprobleemidel oli see, et me elame vanas talumajas, kus võib olla hallitusseeni ja jumal teab mida. Ja eks meil tekkiski igasuguseid väljakutseid, kui me talumaja taastama hakkasime,
aga tegelikkus peitus hoopiski milleski muus. Ja milles see peitus oli see, et kuigi me kõik teame seda, et toitumine on justkui väga oluline, siis tegelikult me kahjuks sellele piisavat tähelepanu ei pööra. Vähemalt seda ütleb minu tänane kogemus, kui ma olen siin Siinoga kohtunud tänaseks kümnete tuhandete inimestega ja rääkinud nende toitumisvalikutest. Enamus inimesed on midagi kuulnud sükesest asjast nagu omega-3 rasvhapped, kas siis läbi kalasöömise, läbi toidulisandi, aga kahjuks ma arvan, et ma väga ei eksi, kui ma ütlen, et 98% inimesi pole mitte midagi kuulnud omega-6-st. Mõlemad on üliolulised ja mõlemad saame ainult läbi toidu ja nende tasakaal tegelikult paljuski määrab ära meie pere tervise ja ka meie enda tervise. Ideaalis meie keha on loodud 1:1 ja omega-6 funktsioon on kehas tekitada põletikku, omega-3 funktsioon on võtta põletikku maha. Teadus ütleb, et kuni 3:1 meie keha saab põletikega ilusti hakkama. 60-ndatel see olukord kahjuks hakkas muutuma, kui hakkas toiduainetööstus muutuma. Tänaseks on keskmised Euroopa testi tulemused 15:1, Ameerika on 25:1 ja kurb tõsiasi on see, et väga paljude laste testid Eestis on täna 20–40:1. Ehk mis see 15–25:1 tähendab? See tähendab piltlikult öeldes seda, et keskmine inimene sööb täna 15–25 korda rohkem sükest toitu, mis tekitab kehas põletikku, sest väga palju toitu on täna nii-öelda poolfabrikaatsed toidud, erinevad odavad taimsed õlid, loomad on üles kasvatatud jõusööda peal ja nii edasi. Ehk et on näiteks väga suur vahe, kes on, ütleme, kas siis lihasööjad või kanasööjad, vahet ei ole. Et eriti, kui me räägime liha- ja vorstisööjatest, kas see liha tuleb poeletilt või see tuleb näiteks jahimeestelt, et väga suur vahe on. Ja milleni see viib, kui see tasakaal on paigast ära? Omega-6 on niisugune rasv, mis muudab rakumembraanid jäigaks, toitainete omastumine ei tööta enam korralikult, kehad kipuvad jääva defitsiiti, jääkained ei pääse välja ja keha hakkabki andma erinevaid signaale, siis kellel tekivad seal ajuga seotud probleemid, ehk võivad olla unetusprobleemid, ärevus, stress, asjad ei jää meelde, keskenduda on raske, kuidagi väga kergelt minnakse elukaaslase peale närvi, võib-olla teinekord ja vanemas eas Alzheimerini välja. Juuste tervis, küünte tervis, naha tervis, liigesed, südame-veresoonkond ja nii edasi. Ja Skandinaavia teadlased hakkasid kokku panema toitumiskontseptsiooni, kuidas oleks võimalik inimese keha viia uuesti raku tasemel sihukesesse seisu, kus toitained pääseksid sisse, jääkained pääseks välja, sest see on võti meie tervisesse. Sest kui me mõtleme sellele, et meil on ligi 37 triljonit rakku, kui me räägime täiskasvanud inimesed, siis see toit, mida me igapäevaselt sööme, mõjutab absoluutselt iga rakku. Ja mis siis teha või kuidas üldse aru saada, kus me oleme oma seisus oma toitumisega, siis täna Siino pakub 3 erinevat kuivveretesti, D-vitamiini test, diabeeti ennetav test ja see balance test, mis siin keskmine on siis tegelikult see, millest kogu see kontseptsioon alguse sai ja tänaseks me oleme maailmas teinud üle 1,3 miljoni testi, Eestis nüüdseks juba üle 18 000 testi ja kõikjal maailmas testinumbrid suurenevad igapäevaselt. Me teeme täna koostööd ühe maailma juhtiva laboriga Vitas, mis asub siis Oslo teaduspargis, sai ka ise käidud seal üle 2 aasta tagasi, et näha oma silmaga, kuidas siis see test, mis inimene kodus on teinud, reaalselt jõuab nii-öelda meile siis kättesaadavaks või loetavaks ja tegelikult kogu töö teevad seal ära siis nii-öelda robotid. Ainukene töö, mis inimene teeb, on see, et ta võtab ümbrikust testi välja ja vaatab, kas ta siis on rasvhapete test, D-vitamiini test või ta on siis nii-öelda diabeeti ennetav test. Nagu näha, see labor teeb koostööd väga suurte ülikoolidega üle maailma, teevadki erinevaid teadusuuringuid seal ja nii edasi, ehk igati usaldusväärne koostööpartner. Mis mulle selle kogu testi puhul nagu meeldis, oli selle asja lihtsus, et kui palju on täna olukord, kus sa lähed arsti juurde, tahad teha mingit teste ja siis hakkab tulema mingisugune nutulaul arstide poolt, kuidas täna ei ole raha ja eelarved on otsas ja testi teha ei saa ja sa pead seal ikka jalgu trampima. Siin on see, et sul on täna võimalik valida, teha see test kohe ära, saata ära ja 2 nädala pärast saad sa väga põhjaliku siis raporti, mis su testiga siis toimub ja kuidas su toitumist oleks vaja korrigeerida. Siin on näha minu naise esimene test, tasakaal oli 21 ja meie peretestid olidki siuke 12–21. Ehk et ei olnud ime, et olid erinevad probleemid. Mida ta veel ära näitab? Omega-3 indeks, mis on väga oluline, ehk meie südame-veresoonkond, vaimne tervis, rakumembraani voolavus ja nii edasi. Iga selle 6 parameetri kohta on tegelikult väga põhjalik info, kuidas see saadakse, kus inimene asub ja mille poole oleks siis vaja püüelda.
ja mis mulle meeldib, on see, et ta on tehtud inimesele hästi lihtsaks, loetavaks, arusaadavaks. See test mõõdab ära siis kogu meie toidu põhimõtteliselt, kõik erinevad siis nii-öelda rasvad ja kõige olulisem info, kui siin vaadata, on see kõrvalekaldetulp. Kui nüüd inimene vaatab, et mul on midagi nullist liiga palju üle või miski on suures defitsiidis, siis neid toite on vaja hakata korrigeerima, sest ideaalis kõrvalekaldetulp peab kõik olema nullilähedane. Ja kui me vaatame, siis meie statistika täna näitab, et 97% inimestest maailmas see 1,3 miljonit veretesti näitab väga suurt omega-3 defitsiiti. Ja kui veel kord üle vaadata, siis mida see mõjutab omega-3 defitsiit, ongi meie südame-veresoonkonna tervis. Kahjuks sellesse sureb täna Eestis kõige rohkem inimesi, meie aju ja vaimne tervis. Kui palju meil on täna lastel vaimse tervise probleeme, rääkimata ka täiskasvanutest ja nii edasi. Põletikuvastane toime on seotud omega-3-ga, meie silmade tervis, raseduse ajal, nahatervis ja nii edasi. Ehk tegelikult see mõjutab kogu meie keha. Ja mis mulle nagu meeldis selle testi puhul on see, et ma ei pea olema arst või ma ei pea olema teadlane või ma ei pea helistama oma sõbrale, ämmale või äiale või Eesti tippkirurgile, et saada aru, mida ma peaksin toitumises korrigeerima, vaid kui ma võtan oma testi online'is lahti ja vaatan, mul on naisel arachidonhapet liiga palju, mingisugune keeruline nimi, dihomo, gamma, linoleenhappe, ma ei pea minema guugeldama, ma ei pea minema AI käest küsima, vaid selles samas testis online'is ma klikkan plussmärgi peale ja ma näen täpselt ära, mida on vaja mul endal siis oma toitumises korrigeerida või mida on vaja korrigeerida minu lähedastel. Ehk et iga inimene näeb täpselt ära, mida ta peab igapäevaselt toitumises kas siis vähendama või siis vastupidi hoopis tõstma. Ja kahjuks me näeme, et täna inimesed ei söö piisavalt mereande ja see on ka üks põhilisi põhjusi, miks see tasakaal on paigast ära ja et Syncina Balance tooted on täna kõige efektiivsem viis üldse saada oma rasvhapete tasakaal paika ja selleks ei ole vaja kasutada omega-3 toidulisandeid seal 10, 15, 20, 30 aastat, et tuua see muutus oma tervisesse, vaid tegelikult piisab 120 päevast, sest see on see tsükkel, kui toimub inimesel nii-öelda verevahetus. Mis on huvitav fakt täna, on see, et inimesed, keda ma olen täna testinud, on olnud inimesi, kes on kasutanud omega-3 toidulisandit 5 aastat, 10 aastat, 26 aastat ja keskelt läbi nende testid jäävad vahemikku 7–10 ühele. Ehk nad on natuke paremas seisus kui need, kes üldse midagi ei kasuta, aga endiselt nende kehas on põletik ja mulle meeldib öelda, et ei ole vahet, kas sa põled nii-öelda suure leegiga või väikse leegiga, see maja kipub maha põlema. Ehk täpselt sama meie tervisega. Meil on vaja saada ohutussetsooni ehk 3 ühele või parem. Ja kui me vaatame meie täna 1,3 miljoni testi statistikat, siis me näeme, et 95% inimesi, kes on kasutanud Syncina Balance tooteid 120 päeva, on saavutanud ideaalse tasakaalu 3 ühele või selle lähedal. Siin on näha minu naise esimene test ja siin on näha minu naise viimane test. Viimase testi tegime mu naisele sama päeva hommikul, kui meil sündis 3. poeg, meil oli kodusünnitus, tegime kodus testi ja naise test oli ideaalne. Kui nüüd näiteks siin liinil on täna inimesi, kes plaanivad last saada või kes on lapseootel, siis mis te arvate, kas lapse immuunsust ja tervist mõjutab see, kas see test on 20 ühele või piltlikult 2 ühele? Vastus on, mõjutab väga palju. Ehk et meie esimene soov on tõsta inimeste teadlikkust, et tegelikult on väga lihtne võimalik oma tervisest hoolt kanda, kui me teame, mida teha. Selleks, et teada, mida teha, me saame tegelikult ennast testida ja läbi selle siis tasakaalu viia. Tooteid meil on rohkem, aga siin on välja toodud 3 põhitoodet, mis aitavad siis inimese keha nagu toetada kõige paremal moel. On siis esimene samm on põletik alla raku tasemel, on balance oil, teiseks on toetada oma soolestikku ja kolmas on siis vitamiinid ja mineraalainete segu, on siis Extend. Mille poolest meie balance oil siis esineb või erineb kõigist võib-olla ei saa öelda, ütleme valdav enamus toodetest maailmas on see, et omega-3 on siuke väga kergelt rääsuma minev ja omega-3 vajab oma kõrvale väga tugevat antioksidanti, et see toode suudaks meie kehas teha selle töö ära, mis ta tegema peab. Ehk meil on siis pandud kalaõlile kõrvale oliiviõli
ja 60% balanceõlist on siis kalaõli ja 40% on oliiviõli. Ja see ei ole päris see, et ma võtan nüüd mingisuguse suvalise apteegi toote, panen omega-3 kuskile ja kallan sinna nii-öelda extra virgin olive oili siis kõrvale, siis see kahjuks seda efekti ei anna. Teine väga oluline komponent või fakt on see, et nii nagu inimesed kaaluvad erinevalt, inimeste elustiilid on erinevad, siis tegelikult meie 1,3 miljonit veretesti täna näitab seda, et kui me räägime omega-3-st, siis omega-3 baasil tooteid peab kasutama vastavalt vanusele, kaalule ja elustiilile. Ei ole niimoodi, et 15-aastane tütarlaps ja 8 kuud lapseootel ema kasutavad sama palju omegat ja saavad sama tulemuse. Või näiteks 10-aastane poisipõinn kodus ja 120-kilone isa, mõlemad võtavad ühe kapsli ja loodavad saada sama tulemust. Karm reaalsus on see, ei saa. Ja selleks, et see toode töötaks, meie toote nimi ongi tasakaaluõli ehk balance oil ja see toode on aitanud siis 95% inimestest saavutada ideaalse tasakaalu. Ma usun, et ma võin täna väita seda, et meil on maailmas kõige enim testitud ja kõige efektiivsem omega-3 baasil olev toode, sest puudub andmebaas, et oleks ükski teine ettevõte suutnud selliseid tulemusi näidata, ehk et saavutada tasakaalu 3:1 või selle lähedal. Teine väga oluline toode on siis kiudainete segu ehk prebiootikumid, sinobiotik, samamoodi väga hea tagasiside, näitan pärast ka mõningaid pilte, kellel on olnud probleeme just nahaga, samamoodi kellel on probleeme soolestikuga või kellel on veresuhkur hüppab, kolesterool on kõrge, siis see toode annab väga kiiret efekti, et võib anda ka efekti 1, 2, 3 päevaga, kui me räägime just seedimisteemadest. Kolmas on Extend. Räägitakse seda, et toidulisandeid pole vaja ja me saame toidust kõik kätte. Ja ega ta täpselt nii ongi. Lihtsalt küsimus on selles, et kas me teame täpselt, kui palju süüa, mida süüa, mis hetkel süüa ja nii edasi. Siin on näha Extend pluss siis täiskasvanud inimene, kui ta kasutab 4 kapslit seda Extend plussi, siis siin keskel tabelis on ilusti näha, kui palju ta saab erinevaid toitaineid kätte ehk vitamiinid, mineraalained, antioksüdandid ja nii edasi. Et saada sama kogus kõik kätte toidust igapäevaselt, me peaks iga päev ära sööma, siin paremal pildil oleva näha kogu selle menüü ehk 9 kilogrammi. Minul isiklikult pole selliseid teadmisi, mul pole sellist aega, mul pole sellist ladu ja ka sellist oskust, et sellest teha igapäevaselt väga süke mõnus ja maitsev toit, et ma usun, et see Extend piltlikult öeldes 2-3 eurot päevas maksab ka kindlasti kordades vähem kui see 9 kilogrammi neid puujuurvilju, seemneid ja jumal teab mida. Ehk et kõik on alati valikute küsimus. Kui nüüd küsida sellele, et kellel oleks vaja näiteks neid tooteid, siis kui me räägime näiteks konkreetselt omega-3-st, siis seda on vaja absoluutselt kõigile kogu aeg. Kui on naine lapseootel alates sellest hetkest, kui laps hakkab muud toitu juurde saama alates 6. elukuust, võib vabalt anda talle omega-3 juurde ja peabki andma. Sest nii palju, kui ma inimestega kohtun, siis väga paljud inimesed, kes on kasutanud omegat 30, 40, 50 aastat tagasi, ütlevad ühest suust, vanasti anti lasteaias omega-3, koolides anti omega-3, vanaemad jooksid lastelastele omega-3 lusikatega järel, sest tollel ajal reaalselt pöörati tähelepanu terviseprobleemide ennetamisele, mitte tagantjärgi probleemidega tegelemisele. Ja vanemas eas on lihtsalt teised probleemid, ongi liigesed, on südame-veresoonkond, meie vaimne tervis ja nii edasi. Siin on see ära toodud Euroopa Toiduameti poolt heakskiidu saanud väited, mida me võime öelda, et meie balance õli konkreetselt aitab, ongi siis normaalne ajutalitus, südametalitus, immuunsus, nägemine, hambad, loote areng, vererõhud, kolesteroolid ja nii edasi, ehk tegemist on tõesti suurepärase tootega ja kui tooted on head ja teenivad oma eesmärki, siis on võimalik saada ka väga ägedaid toote tagasisidesid, et siin on näiteks tagasiside pildid minu naise ja minu venna pealt, kes siis lisaks nendele eelpool mainitud toodetele kasutasid ka niisugust toodet nagu Lean Shake, mis on siis toidukorra asendaja ja nii mu naine kui vend mõlemad tegid läbi uskumatud muutused oma kaalus ja ilmselgelt ka tervises tänu sellele. Siin on üks sõber, kellel olid väga hullud nahaprobleemid, kes oli pikka aega probleemide küüsis. Küll ta proovis igasuguseid erinevaid variante läbi tavameditsiini, kahjuks abi ei saanud. Siin on näha tema toodete tagasiside, siis ta kasutas 3 toodet, kui keegi tahab pärast täpsemalt teada, mis see oli, võtke julgelt ühendust, aga siin on näha tema muutus 7 kuuga.
Vend, kes enne piltlikult öeldes ärkas veriste linade vahel, nii-öelda keha justkui mädanes, ma ei taha isegi ette kujutada seda, kui sa oled üle kere sihukese probleemiga nagu hädas ja siis ulatab sulle mõni sõber abikäe ja sa saad oma naha korda, siis see on täiesti uskumatu tagasiside. Või siin inimestel samamoodi näo-nahaga probleemid, et mis ma võin öelda märksõnadeks, on põletik ja soolastik, et need on nagu kaks väga olulist asja ja loomulikult meie vaimne tervis ka, et stress ka väga paljuski võimendab erinevaid terviseprobleeme. Siin on näha meie siis enamus toodete valikust, tooteid on rohkem kui need, mis ma enne mainisin. Omega-3 on meil väga erineval moel, on ka veganitel, on vees laustuvad premium-õli, kus on antioksüdante rohkem või kapsli kujul. On erinevaid immuunsust toetavaid tooteid, Viva on suurepärane toode saafrani baasil inimestele, kellel on probleeme unega, ärevushäiretega, stressiga, isegi närvipõletike puhul väga hea tagasiside olnud. Sinosain, D-vitamiin siis koos magneesiumiga, Protect on siuke immuunbooster. Meil on ta kodus alati olemas, kui tunneme, et hakkab mingisugune tõbi korra külge tulema, põmm võtad, ta aitab kiirelt meie immuunsust tõsta. Sinogen on pigem 50+ inimestel, ta aitab organismi puhastada kõik surnud rakkudest, et anda uutele rakkudele rohkem elujõudu, suurepärane toode samamoodi. Siin on siis see Lean Shake, mis aitas minu naisel ja mu vennal nende kaalu korralikult siis korrigeerida. Energiapatoonikesed, suurepärased näohooldustooted, siis nii Skin Serum kui Hans & Heidi ja ka Collagen Boost, mis on täielik hitt olnud alates oktoobrist peale. Lisaks meil ettevõte siis ostis ära eelmine aasta 2 ettevõtet. Neid tooteid siia ma ei ole jõudnud panna, aga Brand Shopi alt saavad siis kõik inimesed tutvuda ka nende toodetega, siis kurkumi ja spiruliina baasil ja Ameerika turule on veel ägedaid uusi tooteid, mis peatselt on jõudmas siis ka meile Euroopasse loodetavasti. Mis mulle kogu selle kontseptsiooni puhul nagu meeldib, on see, et iga inimene saab ise nagu valida, mis talle rohkem meeldib, sümpatiseerib. Kui me räägime nüüd sellest, et kas inimene tahab lihtsalt tooteid tarbida või siis edasi müüa. Toodete hind suurusjärgus on põhimõtteliselt sama, lihtsalt inimeste veebikeskkonnad on erinevad, klientidel on võimalik luua omale kliendikonto, nad saavad tellida tooteid ühest kohast, nad ei pea muretsema, kas mul on seda, teist või kolmandat vaja, kas see sobib omavahel või ei sobi omavahel, palju ma peaksin võtma, et tooted on välja töötatud sedasi, et nad üksteist täiendaksid. Siin on välja toodud siuke piltlik pilt, kus need 3 põhitoodet, millest ma ennist natuke põhjalikumalt rääkisin, maksab umbes sama palju, kui võtta kuskil tanklast tass kohvi ja saiake, ehk pluss-miinus siuke 3-4 eurot päevas. Kui nüüd keegi täna mõtleb, et see test on siuke, mis mind kõnetab ja ma tahaksin omale testi teha, saada kõigepealt teada, kus seisus ma olen, siis Zinzino pakub võimalust teha testi. Eestis teeb ka testi Synlab, nende siis analoogne veretest, kus ei ole nii põhjalik info, maksab suurusjärgus 150 eurot siis koos konsultatsiooniga, siis meil ainult testi soodushind on 133 eurot. Kui aga inimene on valmis läbi tegema 8-kuulise kuuri ja miks 8 kuud, on see, et inimene saaks läbi teha ilusti 2 verevahetuse tsüklit, siis on pandud siuke stardikitt kokku, milles on 2 testi, 4 pudelit õli, nagu siin pildil näha on, ja selle hinnaks on 204 eurot. Ja inimesel tuleb siis ka 6-kuuline järeltellimus, kus siis 1 pudeli hinnaks on 42 eurot. Nendele summadele lisandub sümboolne transporditasu, aga transporditasuga on niimoodi, et see iga kuu või iga kord, kui klient teeb makse, see transporditasu koguneb kliendi kontole ja kui inimesel on kogunenud sinna siis kas 20, 30, 40 või mis iganes summa on kogunenud, siis see on võimalik välja vahetada tasuta toodete vastu. Siin on ära toodud ka mõned teised hinnad, D-vitamiin magneesiumiga 16 eurot, soolastik 32 või Viva 30, ehk et iga inimene saab ise minna, shopata täpselt nii palju, kui ta soovib ja ta saab täna tellida neid tooteid omale 100 riiki kogu maailmas. Kui nüüd rääkida sellest, mida Zinzino pakub koostööna, siis siin läheb nüüd asi palju põnevamaks. Ja miks ta läheb põnevaks on see, et testi teaduspõhine toitumine on tulevik. Ma usun, et selles ei kahtle täna enam keegi. Inimesed järjest rohkem tahavad näha, proovida, katsuda, kas mul on vaja, kui ma kasutasin, kas see mind aitas, siis kahjuks me näeme täna seda, et inimeste uudishimu on täiesti põhjendatud, sest 97% testi tulemustest, mis me täna teeme kõikjal maailmas, näitab seda, et inimesed on väga suures defitsiidis, kui me räägime rasvhapete tasakaalust. Ja see on üks fundamentaalsemaid asju, et hakata oma tervist üldse parandama.
Ja kui me mõtleme selle peale, mida me täna teeme, on see meie jaoks palgatöö, on see meie jaoks meie nii-öelda väike ettevõtlus või me teeme mingit suurt äri, et kui me mõtleme nende küsimuste peale, mis ma algul küsisin või milline võiks olla nagu 3 ideaalset asja minimaalselt või mis on meie jaoks kõige olulisemad, siis ma kahjuks näen täna väga palju seda, et inimesed on läbi põlemas või on läbi põlenud. Nüüd küsimus on selles, et kas me oleme valmis midagi selle jaoks muutma. Ja selleks, et muuta, peaks olema väga konkreetsed eesmärgid, millele keskenduda. Sest kui meil eesmärke ei ole, pole võimalik neid ka realiseerida. Ja hiljuti ma tegin ka ühe video, kus tegelikult mulle endalegi üllatuseks tuli see, statistiliselt 92% inimesi ei saavuta mitte kunagi oma eesmärke. Ma loodan, et sina, kes sa täna kuulad seda või vaatad seda, et sul on seda julgust, tahet nagu päriselt liikuda elus edasi, et hakata midagi muutma. Siin on välja toodud mõned asjad nagu, ja kui te vaatate, tegelikult väga paljud need punktid praegu ühtivad nende 12 punktiga, mis ma nagu enne välja tõin ja kui nagu eesmärke seada, siis mina olen teinud seda tänaseks teadlikult, päris teadlikult. Olen teinud aastast 2012, kus me hakkasime kirja panema, aga tegelikult võib-olla esimest korda ma lõin siukse visuaalse pildi, milline võiks meie tallikompleks välja näha aastal 2005, sest ma olin kunagi maamõõtja või maakorraldaja, tegin ka detailplaneeringuid ja kui ma detailplaneeringuid tegin, siis alati tehti sinna juurde ka need nii-öelda 3D vaated, milline see arendus hakkab välja nägema. Ja täpselt samasuguse asja ma tegin siis kunagi oma tallile ja kusjuures kõige naljakam on see, et mul on need pildid siiamaani alles, siis praktiliselt täpselt selline see tall välja näebki. Ehk et kui te seate eesmärke, looge omale pildid, ta peab olema atraktiivne, ta peab olema ajaliselt ka nagu paika pannud, mitte see, et ma tahan kunagi, ma ei tea, reisile minna või ma tahan kunagi oma uut kodu või ma tahan lihtsalt kodu. Millist kodu? On see 1-toaline, 2-toaline, 3-toaline, läbi 2 korruse, on see maja? Kus see maja on? On see maja sükes, kus on karp karbi kõrval või sa tahad, et see on sul, ma ei tea, ilusa vaatega, metsa ääres, järve ääres, mis iganes. Et paned omale paika, et vähemalt mind isiklikult see siuke visualiseerimine nagu meeletult on aidanud ja motiveerinud. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, kuidas siis neid visioone hakata realiseeruma, siis Zinzino võib tulla siin väga paljuski appi, sest ta pakub võimalust täiesti riskivabalt ehitada üles omale suurepärane business läbi selle, et luua inimestele väärtust, aidata inimestel saavutada paremat tervist, aidata inimestel tulla oma mugavustsoonist välja, aidata inimestel muuta nende mindseti, aidata inimestel hakata realiseerima nende kõige kreisimaid ja uskumatumaid unenägusid, heas mõttes unenägusid siis või unistusi. Kui me vaatame nüüd aga ettevõtet natuke süvitsi, siis tegemist on 20 aastat ettevõttega, kes on laienenud kõikjal maailmas. Kui mina kunagi alustasin, samamoodi Viki ja paljud teised Eestis, oli avatud ainult 7 riiki ja räägiti suurest visioonist ja nägemusest, kui ettevõte on liikumas, siis tänaseks on praktiliselt kõik need visioonid realiseerunud ja need on läinud kordades suuremaks, võimsamaks, sest on väga suur vahe, kas sa parasjagu toimetad 7 riigis või 100 riigis, nagu me täna näeme. Siin paremal pool on näha, kus on Zinzinol üle maailma väga palju kontoreid, väga palju müügidirektoreid, kelle roll on meil aidata äri ehitada. Zinzino on väga paljudes riikides, mis on ametlikult avatud otsemüügi assotsiatsiooni liige. Zinzino on tänaseks olnud üle 10 aasta Nasdaq rahvusvahelisel aktsiabörsil, kusjuures kui vaadata seda, millise hinnaga Zinzino aktsia kunagi tuli turule ja mis on ettevõtte aktsia täna, siis ta, kui ma nüüd võssa ei pane, kindlasti on ta Rootsi kõige aegade top 5 ettevõtte seas, aga võib-olla isegi juba ka top 3 seas, sest aktsia on nii meeletult kasvanud, et kui mina kunagi aktsiat vaatasin, maksis aktsia 1,8 sekki. Tollel ajal ei olnud võib-olla siukest enesekindlust, veel usku, kindlasti jäi paljuski ka võib-olla tollel ajal raha taha. Mina hakkasin ostma aktsiaid 6,5 peal, olen tänaseks teinud seda üle 10 aasta ja täna maksab aktsia 150 Rootsi sekki. Ja iga aasta maksab ettevõttega dividende. Nii et kui sina täna kuulad ja sa oled investeerimishuviline, kindlasti vaata, mis on Zinzino aktsia teinud ja mõtle nüüd siit edasi, mis on Zinzino aktsia teinud 10 aastaga,
kus ta on liikunud siis 10 miljoni euro ettevõttest 200 miljoni euro ettevõtteks, mida siis Zinzino eelmisel aastal saavutas, sellega tõusnud maailma top 45 suurima otsemüügi ettevõtte hulka. Ja mõtle nüüd siit edasi 10 aastat, kuhu ettevõttel on potentsiaal kasvada ja kuhu on potentsiaal kasvada ka aktsia hinnal, sest ettevõte on selle ajaga, kui mina olen firmas olnud, kasvanud 20 korda. Ta kasvab järgmised 20 korda veel. Ja kui me võtame esimese selle tsükli 10 pealt 200 miljoni peale, järgmine hüpe on 200 miljoni peal 4 miljardi euro ettevõtteks. Need on nagu täiesti kaks erinevat maailma, täiesti kaks erinevat mastaapi ja prognoosid on, et aastal 2028 Zinzino juba miljardi euro ettevõtteks jõuab. Nii et igas mõttes see, mida Zinzino teeb, on trendilooja, on võimalus investeerijatele, on võimalus suurepärast äri ehitada täiesti riskivabalt, sest fakt on see, et Eesti ja teaduspõhine toitumine on maailmas kasvav trend, toidulisandi äri on väga suur äri. Tihtilugu inimesed mõtlevad nagu seda, et kui keegi pakub neile otsemüügi koostöövõimalust, et siis justkui tahetakse kuhugi tõmmata, kaasa haarata, pähe määrida. See ei ole see. Mina võtaksin seda täna komplimendina. Kui mulle ei oleks omal ajal Zinzinot pakutud, siis mul ei oleks täna kõike seda ranchot, mida Viki enne mainis, me ei oleks finantsiliselt vabad, ma ei oleks suure tõenäosusega mitte kunagi osanud hakata Zinzino aktsiatesse investeerima. Nii et ma olen südames tänulik nendele inimestele, kes mul seda võimalust pakkusid. Kas ma toona nägin seda siukse võimalusena? Kindlasti mitte. Küll aga ma nägin seda võimalusena teha midagi huvitavat, saada kodust vahelduseks välja, reisida natukene ja nii edasi. Ja see, mis on toimunud selle 14 aastaga, ma ei oleks isegi osanud kõige paremates unenägudes näha. Kui me aga vaatame fakte, siis 23. aastal toidulisandi äri maailmas oli $167 miljardit, mis on palju suurem äri kui filmitööstus, muusikatööstus ja nii edasi. Ja prognoosid on, et aastast 2028 see võib olla juba ligi 240 miljardit. Enamus teadlik inimesi kasutab toidulisandit, see on tuntud fakt, sest muidu neid ei oleks müügil täna apteekides, supermarketites, internetis ja nii edasi. Aga kahjuks enamus inimesed ei tea täpselt seda, mida neil oleks vaja kasutada, kui palju neil oleks vaja kasutada ja kas see, mis nad kasutavad, töötab, sest 1,3 miljonit Eesti näitab kahjuks täna väga kehvasid tulemusi. Seevastu, kui Zinzino kontseptsioon on testi teaduspõhine lähenemine, mitte ainult see, et hakka kasutama toidulisandeid, vaid korrigeeriga oma toitumist ja tänu sellele 95% inimesi on saavutanud ideaalse tasakaalu. Ehk täna me võime öelda, et see trend, mida Zinzino on loomas ja millega kindlasti ühel hetkel järjest rohkem ettevõtteid tuleb kaasa, sest tegelikult meie rakutervis ja üldine tervis hakkab peale OMEQ6 tasakaalust. Kui nüüd mõelda selle peale, et mis siis selle infoga peale hakata või kuidas ma saaksin oma äri alustada või kuidas ma saaksin saavutada edu, siis ma olen püüdnud selle panna nagu nii kompaktselt kokku, kui üldse veel vähegi võimalik on ja edu saavutamiseks on 4 lihtsat sammu. Esimene samm on see, et vali omale lihtsalt üks partnerkittidest, neid partnerpakette on seal palju, neid on erinevaid. Siin on välja toodud mul lihtsalt siuke 3 kombo, on olemas siuke Health Protocolli partnerkitt, kus on 4 testi, need 3 põhitoodet, siis on Ultimate partnerkitt, kus on 10 veretesti ja väga suur hulk tooteid. Ja siis on inimesi, kes on võtnud ka nii tervisetooted kui ilutooted, ehk te saate oma selle ärifransiisi ise kombineerida kokku täpselt nii, nagu te ise soovite. Kui ei ole vabu ressursse, võite kasutada ka liisi järelmaksu. Aga täna vaieldamatult kõige populaarsem kitt kõikjal maailmas on Ultimate Partner kitt, sest siin on allahindlus kõige suurem, toodete väärtus tänu sellele kõige parem ja sellega käib kaasas ka kampaania. Ehk et kui inimene ostab selle 1169 eurose kiti ja tal on aasta aega peale autoship, ehk ta partnerina tellib ka omal ühe toote, millega tal tuleb suurepärane GoCore koolitusplatvorm kaasa, kus on siis tuhandeid tundi audio-videokoolitusi ja iga 4. kuu tuleb siis partnerile ka tasuta test. Me partnerina saame oma toote ja kogu selle koolituse kõige täiesti tasuta igakuiselt, kui meil on vähemalt 4-10 klienti, kes tellivad igakuuselt siis tooteid. Ja kui me aastaga teeme 25 tootemüüki, siis 13. kuul Zinzino maksab teile ka kogu teie alginvesteeringu summa tagasi, ehk seesama 1169 eurot. Väiksemate kittide puhul kahjuks seda kampaaniat ei ole. Kui te nüüd alustate aga müügi tegemist, ehk nii nagu iga tavaline äri on see, et on kliendid, on teenusepakkujad, Zinzinos on samamoodi
Kui te teete kliendi, siis te teenite algul 10% iga selle kliendi stardikiti müügi pealt. Alates 25 kliendist teie müügiboonus tõuseb 20% peale, pluss teil tekib 100 eurot passiivne tulu ja lisaks veel ettevõte premeerib teid ka 100 euro väärtuses tasuta toodetega enda pere heaks. Mida suuremaks läheb kliendibaas, seda suuremaks läheb teie sissetulek alates 100 nii-öelda kliendist, et sinu mõttes klient on toode, mitte inimene. Ehk et näiteks jõuda 100 kliendi punktini piisab sellest, kui teil on 50 klienti 2 tootega, te teenite iga uue müügi pealt edaspidi 30% ja te teenite boonustena umbes siis 1000 kuni 1400 eurot. Kui te jõuate 200 kliendi punktini, teie sissetulek suureneb veel 600 euro võrra ja kui te hoiate 4 kuul oma 200 kliendi nii-öelda punkti aktiivsust, siis te võidate ka järgmisel aastal tasuta reisi Balile. Kui me aga räägime nüüd meeskonnatööst ja meeskonnatöö oli esimene asi, mida meil näiteks toodi välja siin sellel eelmise nädal brainstormingul, siis siin on võimalik teil ise valida oma meeskond, kellega seda teha, et on olemas kliendipakkumised, on olemas partnerpakkumised ja minu küsimus teile on täna, kui te kuulate seda siin, et kas teile tundub realistlik näiteks 1 kuni 2 kuuga samamoodi kaasata 2 oma lähedast ägedat sõpra oma meeskonda, kellega koos hakata seda businessit ehitama ja teha 10 tootemüüki. Kui te usute, et see on teie jaoks tehtav, siis te olete teeninud oma esimest 800 euri. Ja kogu selle äri mõte ongi see, et kui sinul aidatakse 2+10 ära teha, aita oma 2 partneril täpselt sama teha ja kui sa aitad omal 2 partneril teha nende esimesed kliendid ja nende esimesed 2 partnerid samamoodi selle Ultimate Partner Kitiga ja kui sa teed selle ära 4 kuuga, teenid sa umbes 2500 eurot. Kui sa teed selle kiiremini ära, näiteks see sama ülemine pilt, mis sa näed siin 2 kuuga, siis sa teenid pluss-miinus 3000 euro kandis. Ehk et kõik sõltub meie enda ambitsioonikusest, meie enda siis valmisolekust teha tööd ja teha kohtumisi, et viia seda sõnumit rohkemate inimesteni, kuidas on võimalik oma tervisest paremini hoolt kanda. Seda 2+10 nimetatakse siukseks tasemeks nagu silver ehk et otsemüük, mis mulle meeldib, on see, et siin ei ole see, et sul on mingisugune sissetulek 800 eurot või 1000 eurot ja sa sinna jääd 10 aastaks. Ei, sul on võimalik kogu aeg liikuda nii-öelda karjääriredelil edasi ja mõte on see, et kui sa ise silver taseme ära teinud, aita 4 omal partneril iga kuiselt teha sama, sa oled ise executive tasemel ja sa teenid 800 eurot kuus. Eelmisel kuul tegi meil tiimis mitu inimest executive tasemed ära ja üks inimene tegi seda samamoodi oma selle esimese 4 kuuse nii-öelda siis tsükli raames ehk palju õnne Kristele, kui sa praegu kuulad, super tegutsemine kohe algusest peale. Kui sa oled ise jõudnud executive'iks ja teenid 800 eurot kuus, siis loogiline samm on see, et aita järjekordselt oma 4 inimesel teha sama. Kui sul on tiimis 4 executive'i, jõuad sa ise Diamondiks ja Diamond olev partner teenib umbes 4000 eurot kuus. Sulle saadetakse väiksed viisakad Cincino kleepsud ja kui sul on auto noorem kui 6 aastat ja musta värvi, sulle makstakse ainuüksi siis 1000 eurot autoboonust iga kuu, kui sa oled aktiivne Diamond tasemel olev partner. Kui sa aitad 2 inimesel jõuda Diamondiks, jõuad ise direktoriks ja direktor teenib siis alates 7000 eurost kuus ja samamoodi on see võimalus siis kvalifitseeruda reisile. Siin on siis näha eestlaste emotsioonid, kes olid sellel aastal siis Taimaal ja iga inimene saab ise otsustada, kas ta ehitab seda businessit üksinda, kas ta ehitab seda koos oma elukaaslasega. Meie ehitame elukaaslasega koos seda tänaseks juba see aastast 2011 ja see on olnud väga põnev teekond ja sellel teekonnal ei ole nagu selliseid piire või limiite, et vastavalt sellele, kui paljudel inimestel sa aitad, siis paremat tervist saavutada, mida rohkem inimesi sa aitad edu saavutada, seda kaugemal liigud sa ka ise ja ma huvi pärast vaatasin siis eelmise kuu ettevõtte tulemusi ja eelmisel kuul Eestist tuli samamoodi üks teemant, palju õnne Helenile, kui sa praegu kuuled siin ja kokkuvõttes Eestis tehti eelmisel kuul üle 145 inimese saavutas siis teemanti kuni Black Ambassadori taseme, nii et ettevõte kasvab kõikjal maailmas. Kui sa nüüd täna kuulad seda, siis on erinevad inimesed ja väga paljuski üks ja sama info võib inimestele mõjuda väga erinevalt ja see väga paljuski sõltub meie mindsetist ja sellisest mõtteviisist, et on inimesed mõtlevad, kõlab huvitavalt, aga ma ei tea, et on mingid kõhklused, Siis on sellised inimesed, kes mõtlevad, et okei, kõlab hästi,
Ma proovin toota ära, aga ma enne kellelegi ei räägi, kui ma olen saanud ise kõik info selgeks, ma olen toodetega tagasiside saanud ja nii edasi. See on inimesi, kes mõtlevad, et kõlab huvitavalt, hakkavad mingit oma süsteemi üles ehitama. Võib proovida, aga lihtsam on kasutada Zinzino süsteemi. Või see on need inimesed, kes ütlevad, et jess, ütle mulle, mis ma tegema pean ja ma lähen teen selle ära ja tavaliselt need inimesed saavutavad eduga. On inimesed, kes tulevad, proovivad ja kaovad ära, jäävad uinuma, aga mingil hetkel teevad hoopis comeback'i. On inimesed, kes mõtlevad, et issand, ma olen seda infot teadnud 10 aastat, et miks ma ei ole juba tänaseks igapäevaselt kasutanud neid tooteid, issand, miks ma ei ole business'it hakanud ehitama või issand, miks ma ei ole hakanud veel täna aktsiatesse investeerima. Ehk et see taipamine tuleb meile kõigil nagu väga erineval tempol ja ajal ja see on need inimesed, kes lihtsalt lähevad siuke järjepidevad, vahet ei ole, mida teevad, muidugi peaks olema natukene rõõmsam nägu võib-olla peas, aga see nagu siis nii-öelda toob seda järjepidevust esile. Ja need inimesed, kes ütlevad, et see ei ole mulle ja ka see on okei. Või see on need inimesed, kes saavad aru, et maailm ongi pahupidi ja meil ongi tervisega probleemid ja nad lähevadki missioonile, et aidata võimalikult paljudel inimestel see põletik kehas maha võtta ja saavutada parem tervis. Ja on alati need inimesed, kes on oma olemuselt optimistid ja tavaliselt need, kes on optimistid, löövad elus ka paremini läbi, siis nad tõmbavad samamoodi teisi inimesi nagu enda ligi, et vaata, millised iseloomujooned on sinus võib-olla täna siuksed domineerivamad ja kas peaks võib-olla midagi korrigeerima oma mõtteviisis. Kuidas äri teha, iga inimene saab seda ise otsustada, siin on lihtsalt mõned näited, kuidas me teeme palju kodumiitinguid, teeme online miitinguid, teeme restoranis kohtumisi, meil on suurepärased toitumisterapeudid, arstid, holistilised nahaterapeudid, kes teevad terviseloenguid kõikjal Eestis, ülikihvt, siin all paremal on näha, kuidas me teeme siin samas Ranchos iga nädal, samamoodi toodete äritutvustust ja kõik on meie enda kätes. Et nii nagu siin eelmisel nädalal oli üks punkt toodi välja, et võiks olla asukoha vaba, siis tegelikult Zinzino võimaldab sul täna äri ehitada absoluutselt kõikjal, kui sul on olemas arvuti ja internet. Kui nüüd seda infot kokku võtta, siis mis mind kõnetas omal ajal üldse palgatöölt minema saada, oli see, et palgatöö oli siuke tuim rutiin, et 40 tundi nädalas sissetulek oli nii, kui ta oli maamõõtjana. 50 aastat ma kuidagi ei näinud, et ma tahaks seda teha. Ja kui ma koju läksin, sissetulekut enam ei olnud. Alustasime väike ettevõtlusega aastal siis 2001 nii-öelda oma hobusetalliga ja mingil hetkel meil võimaldas see palgatöölt ära tulla, aga me ei näinud, et see võiks meile anda nagu ajalise ja finantsilise vabaduse. Seni, kuni mulle näidati niisugust graafikut, et kus sa panustad algul aega rohkem, sissetulek sul võib-olla ei ole kohe nii suur, sest sul pole kliendibaasi, aga täna ükskõik, mis ärist me räägime, meie sissetuleku määrab klientide hulk. Vahet ei ole, kas meil on hobusetall, kas meil on restoran, kas meil on ilusalong, kas me oleme mingi terapeut, kas meil on, ma ei tea, ehitusfirma, mida rohkem on kliente, seda suurem on sissetulek. Ja see ongi otsemüügi võlu. Sa ehitad meeskonda, läbi meeskonna, sa ehitad kliendibaasi, kui sa oled oma meeskonnale heaks eeskujuks, mentoriks, aitad inimestel saavutada edu, siis siin vastab nagu siuke nagu tõepärasus. Mida rohkem aega investeerid, seda rohkem raha sa hakkad teenima, sest su meeskonna kliendibaas, su isiklik kliendibaas hakkab kasvama. Ja kui ühel päeval su kliendibaas on näiteks seal umbes 1500 tootetarbijat, sa teenid umbes 4000 eurot kuus. Kui sul on umbes ütleme 3000 tootetarbijat kuus, sa teenid seal 7000 eurot kuus. Ehk sul on võimalik reaalselt ise planeerida oma seda finantsilist vabadust, mis iganes summa see sinu jaoks on. On see, kui sa teeniksid passiivselt 4000 eurot kuus, 7000, 10 000, 20 000, vastavalt sellele vastab ka Zinzinos siis kliendibaasi number. Ehk kui sa tahad teada konkreetset sissetulekut, siis küsi inimese käest, kes täna kutsus sind seda kuulama, vaatama. Ja miks Zinzino? Sest igaüks saab seda teha. Kui ma mõtlen selle peale, siis igaüks saabki teha, igaüks saab toodet kasutada, igaüks saab rääkida toodetest ja igaüks saab kutsuda inimesi kuulama rohkem infot näiteks just koostöö osas. Ja sa saad ehitada äri täiesti kodust lahkumata. Ehk ma näen, et Zinzino on unikaalne kontseptsioon, ettevõte, millel on visioon aastaks 2050, et see video, mis te algul vaatasite, visioon 25, et see ei ole visioon selleks aastaks, vaid see on visioon aastaks 2050 ja Zinzino ambitsioon on, et aastaks 2050 me oleme aitanud 100 miljonit inimest parema terviseni, ehk siin on väärtust oi-oi, kui palju selle ettevõtte taga.
Ehk et siin annab võimaluse igale ühele ehitada üles unistuste elu ja see võib nagu tunduda siuke klišeena, aga tegelikult täpselt nii see ongi, sest me oleme tänaseks ehitanud siin 14 aastat. See on olnud ülimalt põnev aeg, on olnud igasuguseid etappe, aga ühes ma olen kindel, et kui me teeme endale basic'u selgeks, me oleme valmis igapäevaselt toimetama, siis punkt 1 on fakt on see, et teie tervis saab olema parem, teie lähedaste tervis saab olema parem ja kui keskenduda ka äriehitusele, siis uskuge mind, ka teie finantsid saavad olema paremad. Nii et minu soovitus teile on täna see, et kui te tahate, et teie eesmärgiks hakkaksid realiseeruma, siis te peate erinema nendest 92% inimestest, kelle eesmärk kahjuks kunagi ei realiseeru, sest nad punkt 1 ei sea eesmärki, punkt 2 neil pole plaani ja punkt 3 nad ei tegutse. Ehk et pöörame eesmärgid reaalseteks, paneme paika plaanid ja ma usun, et Sinsina saab aidata teil teie eesmärgid kõik realiseerida. Mina tänan, järgmiste kohtumisteni, kõike head!